Norras 12 vähem haiglas, intensiivis 7 vähem ja hingamisaparaadis 4 vähem ja palju neid maha lõppes, 3, keegi ei oota 2, nii et siin 2 tükki vähemalt said välja. Nii et hüpaku pommi. Ja mis ma siis tahtsin veel näidata, on see Taani. Kakskümmend surma. Oi, haiglaravi on kivina kukkunud. Tavast on väga metsikad koju saadud, aga intensiivravi on küll vähenenud 4 võrra, aga juhitaval hingamisel on 11 juurde kukkunud. Nii et siis intensiivis oli paras surmapõlv nagu meilgi. Tead, ma ikkagi kahtlustan, et need 4 ikkagi lõppesid maha vanuses 70 kuni 73. No seal oli ühes vanuses, kui ma ei eksi, oli 3 isikut, 2 meest ja 1 naine. Et võib-olla oli kaasuvat haigust, aga kuigi Küprosel ma olen näinud, et enamasti ventilaatori all on 60ndate lõpus maha lõppenud terve, ilma kaasuvate haigusteta. Nemad olid ikka 70 ja 72 oli mitu ja siis 1 oli 73, kui ma nüüd ei eksi. On kohe Terviseameti blogi selles. See ei huvita. Et lihtsalt vaatasin, äkki on uudised selle piirangu kohta midagi, aga veel ei ole. Meediapassiga nüüd. Sest ma kohe vaatan, kui vanad need olid. Jah, 3 isikut siiski. Nii et 1 ikka sai välja siis, ma ei kujuta ette. Jah, 4, 2 72-aastast meest ja 1 naine, jah. Neid oli 3 tükki kokku ja siis 1 70-aastane mees. Ma kahtlustan, et nad lõppesid maha, sest ka intensiivi üldnumber kukkus kivina 4 võrra. Ma millegipärast kahtlustan küll. No võib-olla mõni sai välja, aga pigem kahtlustan küll, ma lõppesid maha. 4 oleks liiga ilus nagu. Nii järsku ja nii korraga ja kui inimesed välja saavad, siis üldjuhul see intensiivi üldarv ei muutu nii suurem määral. Sest ega hingamisaparaadis sind kohe tavasse ei viia kunagi. Siis on see tavaintensiiv ja alles siis.